No nii, olen mõnda aega pausi pidanud eestikeelse piibli raamatu sisselugemisega. Ma loodan, et mäel on selgemini kuulda ja ei kärise nii palju kui viimane kord. Ma tahtsin algselt lugeda sisse raamatu kaupa, alustades siis vanast seaduse raamatust, vanast testamendist, esimesest raamatust lõpuni ja siis prohvetid, apokrüüfa, siis need raamatud, mida korrumpeerunud liidrid otsustasid välja jätta, peita praegust valevõimu ja siis uue seaduse raamat. Ehk siis kirikuisad, kes selle asja on lasknud käest. Ühesõnaga, sissejuhatuseks nii palju, ma teen sellest eraldi väikse lühikese video ja siis hakkan osade kaupa lugema. Põhimõtteliselt idee on see, et ma mainisin Torah portions või Torah ehk siis osad. See tuleb vanast ajast. See on siis kuidas õpetati enne seda, kui olid koolid, enne seda, kui olid sellised riiklikud institutsioonid. Neil oli oma kirjutuse ja lugemise õpetussüsteem. Heebra lapsi, siis mitte ainult juute, vaid heebra lapsi. Heebra tuleb siis sõnast Heber, mis iseenesest tähendab ka crossing over või siis üleminekut. Ehk siis sõnadel on tähendus, igal sõnal on tähendus, igal tähel on tähendus. Nemad hakkasid tegelikult oma lapsi õpetama kõigepealt Moosese teisest raamatust, ehk siis Leviticus, ehk siis nii-öelda seaduste raamat. Ja siis sealt hakati õpetama siis ajalugu ja lähiajalugu ja nii edasi. Aga aja jooksul inimesed avastasid, suured õpetajad ja suured need, kes neid asju läbi lugesid, et kosmoloogiliselt see aeg, mida me kasutame, täna on see kosmoloogiline kell, mis siin üleval on, aasta 24, kuu märts, see on see ülevalt esimene, 3 kuu märts ja pühapäev 24, peaaegu täis kuu ja siin samamoodi. Siin näitab pühapäev 24. Nii, ühesõnaga, inimesed avastasid, et meie sündmused elus toimuvad nagu riimuvad, mitte korduvad, aga riimuvad tsüklid. Et see, mis teatud aastaaegadel, teatud hetkel toimus, siis piibliliselt kontekstis siis nendes vanades raamatutes, sündmustes, nende inimestega, nende piirkondadega, mis üles tähendati õpetlaste poolt, kirjutajate poolt, patriarhide poolt. Need sündmused hakkasid riimuma ja kajastuma nii siis selles 5 Moosese esimeses raamatus, nii-öelda, viies esimeses piibliraamatus, Moosese raamatutes, mida meil nimetatakse Mooses 1, 2, 3, 4, 5. Ehk siis nendel on oma nimetused, oma kategooriad. Ja siis avastati, et prohvetid, nende sündmused ja nende jutud riimuvad samade teemadega, mis oli siis esimeses 5 raamatus, mis oli tegelikult algne õpetus siis Heebra rahvale, Iisraeli rahvale.
enne seda, kui nad päris Iisraeliks said. Aga ja siis sealt edasi olid lahkned ja kodusõjad ja kõik muud asjad. Ja siis kogu maailmale jaotati see muu asi laiali. Aga et prohvetite sündmused ja hiljem ka Uue Testamendi sündmused kajastasid neid samu mustreid, käisid samas ajas. Ja kui sa võtad nüüd selle kosmoloogilise kalendri, loojakalendri, mitte kuukalendri, mitte päiksekalendri, aga kosmoloogilise kalendri, kosmilise kalendri, loojakalendri, siis kui kosmoloogiliselt on 52 nädalat kalendris, päike on nagu meie dominantne, mis teda tsüklit hoiab, veab, aga peale seda esimest maailma kataklysmust kalender muutus. On eraldi kalendrite video, see on küll kahjuks inglise keeles. Ma peaksin tegelikult eestikeelse versiooni ka sellest tegema, kui ma lõpuks olen võimeline ka eesti keeles piiblit lugema. Minu alginformatsioon, minu keelebarjäär on inglise keeles, seepärast kui ma esimest üritasin seda piiblit lugeda aastaid tagasi. Siis kui ma palusin looja abi ja looja teele läksin, ma ei olnud võimeline eesti keeles seda lugema. Mul keel oli sõlmes, ma ei tundnud neid tähtigi ära. Ja ma läksin lihtsama vastupanu teed. Mulle tuldi vastu, kuna ma olen inglise keeles ennast maast madalast sisse süvanud. Vene keelega on mul raskusi. Siis mul oli lihtne kuulata inglise keelt, audioraamatuid, audioversioone, nad on tasuta kättesaadavad, erinevad asjad. Ja hakkasin inglise keeles kogu seda informatsiooni välja töötama. Ja ma tavastasin, et aga siin see keelebarjäär ja siin see probleem ongi. Eks tegelikult, kui seda vana õiget, seda heebrea keelt õppida, neid vanu protokeeli, algkeeli, esimesi maailmakeeli, tegelikult seal on väga palju asju, mis meil tõlkes on kaduma läinud või on meie eest ära peidetud või üritatakse taas leita. Pärast veel viimaseid restarte ja maailma ajaloo ümberkirjutamist. Nii mõningadki asjad on pahupidi. Ja see selleks. Ühesõnaga, ma avastasin, et kuna eesti keeles ma üritasin otsida eestikeelset piibli lugemist, täisversiooni, et lihtsalt kuulad otsast lõpuni ära, mida siis väidetakse, et tollel ajal juhtus, mille järgi me oma aega arvestame. Et kui öeldakse, et Kristust ei ole olemas ja kogu see asi on muinasjutt, miks 2000 aastat on ühe mehe sünnist, on peetud kalendrit, kui väidetavalt oleme me ahvist arenenud ja miljonid, biljonid, triljonid aastad ja meil ei ole ühtegi asi tõendit. Aga meil on igasugused teooriad, mida siis kujutatakse faktidena. Ühesõnaga see selleks. Kirjutatav jätkusuutlik maailma ajalugu on meil, ütleme 4-5 tuhat aastat, mida sa saad reaalselt kokku panna. Ja kui sa lähed nendesse vanadesse tekstidesse, nende sumeri tekstidesse ja asjadesse, siis kahjuks on välja tulnud, et mõningad mehed, keda siin hinduism ja muud mehed väga kiidavad, tuleb välja, et need mehed sihilikult valetasid tekstide tõlkes, et luua oma narratiivi. Ja kui nad ei tea kontekstiliselt ajalugu, kust need siis nii-öelda jumalused ja suured tugevad liidrid tulid, siis nad ei saagi aru, et neile on valetatud, meile on valetatud. See selleks. Ühesõnaga, et väga pikaks ei läheks see vahepala, siis põhimõtteliselt teeme niimoodi, et ma loen küll sektsiooni kaupa, nagu selle toore õpetusega, et kuna kosmoloogiline kalender on 52 nädalat, 7 päeva nädal, 52 nädalat, et kui kõik jaguneb, 91 päeva on aastaaeg, 13 nädalat on kuu, kuu on 30 päeva ja iga aastaaja lõppu tuleb eraldi päev, eraldi päiksepäev, ehk siis see pööripäev või siis mis asi ta siis on? Spring equinox, fall equinox, kevadine pööripäev, sügisene pööripäev,
Summer and Winter Solstice, suvine ja talvine pööripäev. Ühesõnaga need neli päeva, mis muudavad aastaaegu ja need liidetakse alati kuu lõppu. Sellel on oma põhjus, et ei murraks 7 päeva tsüklit, 6 päeva teed sa tööd, 7. päeval puhkad. Eile oli tegelikult puhkepäev. Meil on öeldud jah, et me peame jälgima kuud ja kuufaaside järgi, aga kuutsükkel ei ole sama tsükkel, mis on kosmiline aastatsükkel. Kuu jääb alati 10 päeva, iga aasta jääb maha. Ja mitte kuskil piiblilistes ürikutes ei ole kirjas kalendrit, et meil oleks 13 kuud või et meil oleks lisakuu. Selle panid sinna korrumpeerunud kirikuvõim, korrumpeerunud liidrid, et inimesed looja hingamisest välja viia, tuua igasugune see okultism, nõiakunst, šamanism, energeetiliste olendite kummardus sisse, kummardada loomingut, mitte tänada loojat. No see selleks. Ühesõnaga, mis me siis teeme? Mul läheb jälle mõte laiali. Ma loen need raamatud ükshaaval küll ülesse, aga ma loen need niimoodi juppidena. Ma panen küll videod järjest ülesse. Esimene raamat, teine raamat, 3., 4. raamat. Panen need järjest peatükkide kaupa ülesse, et siit siiamaani. Aga mis ma teen? Nad tükkidega juba praegult ära, et on tulevikus lihtsam, et kui ma teen need nädalased, need õpetustsüklid, et siis ma saan panna siis nädal 1, Breshit, in the beginning, alguses, Mooses esimene raamat, loomise raamat, raamat 1, peatükk 1 kuni peatükk 6, värs 8. Siis on prohvetid, prophets, Isaiah, see Jeesaja on ta eesti keeles. Prohvetitel on siis peatükk 14 kuni 12, värs 22, peatükk 42.5 kuni 43.10 ja nii edasi. Ja siis tuleb Uus Testament, Matteuse raamat, Johni raamat, Pauluse raamat roomlastele, Pauluse raamat korintialastele, Ephesians, Evesuste rahvale, Kolossuse rahvale, Heebrea rahvale, Book of Hebrews, 1. Peeter, Juude raamat, Revelations, Johannese ilmutamise raamatus, punktiliselt kirjas, 12 kuud igale kuule aastas, igale hõimule, just oli 12 meest, 12 poega. Alati siinne materiaalne looming peegeldab kosmilist looja loomingut. Maised templid peegeldavad kosmilist templit ja nii edasi. Aga selle kõigeni saada, lihtsalt loeme selle ajaloo esialgu läbi. Igaüks teeb omad järeldused peale seda. Aga põhimõtteliselt tulevikus saad hakata iga nädal ja siis sa pead õigel ajal alustama seda nädalat. Ja kui sa loed neid tsükleid ja neid tekste, need hakkavad kokku minema iga-aastaselt sinu sündmustega. Ja sa tead täpselt, kus oma järjes oled, kus oma ajas oled, millas on su pühad. Mitte need paganate pühad, nii-öelda paganate pühad. Mitte need elementide kummarduspühad ja need valejumaluste tähistused ja igasugused muud jamad, mis on siis nii-öelda lipsu ja sõlmega meile räägitud kristlikeks pühadeks, mis on isegi piiblisse sisse pandud selle korrumpeerunud võimu poolt. Et ühesõnaga, see kõik võtab aega, aga ma loodan, et ma saan sellega hakkama, kui looja sellega nõus on. Ühesõnaga, tõmbame joone alla ja hakkame Mooses esimesest raamatust, esimest peatükist pihta.